Prantsusmaa lahing, tuntud ka kui Prantsusmaa langus, kestis vaid veidi üle 6 nädala 1940 aasta suvel. 1940 aasta mais oli Prantsusmaal ja tema liitlastel rohkem sõdureid, tanke ja kahureid kui Natsi-Saksamaal. Prantsuse armee oli tõesti tugev. Prantsusmaa sai abi ka Suurbritannialt, Belgiast ja Hollandilt, kuid vaid 6 nädalaga langes Prantsusmaa. Saksamaa ei võitnud Prantsusmaad sellepärast, et neil oli rohkem sõdureid või tugevamad relvad. Nad võitsid, sest petsid liitlasi. Saksamaa ründas kõige nõrgemat kaitset ja nad kasutasid kiiresti ära vastase vead. Saksamaa hakkas valmistuma Prantsusmaa ründamiseks pärast seda, kui nad olid 1939 aasta septembris Poola vallutanud. Suurbritannia ja Prantsusmaa kuulutasid Saksamaale sõja, kuid nad ei alustanud kohe suurt rünnakut läänes. Kui Poola võitles Saksamaa vastu läänest ja Nõukogude Liit idast, jäi suur osa Prantsusmaa ja Saksamaa piirist vaikseks. Seda perioodi nimetati kummaliseks sõjaks, kuna sõda oli ametlikult alanud, kuid läänerindel suuri lahinguid peaaegu ei toimunud. Hitler kasutas seda aega järgmise rünnaku planeerimiseks. Tahtis Prantsusmaa alistada, enne kui Suurbritannia ja teised Saksamaa vaenlased jõuavad täielikult valmistuda. Ta teadis ka, et tema ja Jossif Stalini vaheline kokkulepe on ajutine ja võib tulla aeg, mil ta peab silmitsi seisma Nõukogude Liiduga. Alguses tahtis Hitler rünnata kohe 1939 aasta lõpus, kuid paljud Saksa kindralid olid sellele vastu. Erinevalt Poolast oli Prantsusmaa tugevam. Tal oli korralik armee, palju suurtükiväge, kaasaegsed tankid ja tugev kaitse. Prantsuse komandöörid teadsid samuti, et Saksamaa jaoks on kõige lihtsam tee läbi Belgia. Seda kasutas Saksa armee ka esimeses maailmasõjas. Selle tõttu kartsid mõned Saksa kindralid, et lahing tuleb pikk ja verine. On võimalik, et 2 suurt armeed kohtuvad Belgias ilma kiire võitjata. Esialgne Saksa plaan oli peaaegu samasugune. Saksamaa peamine jõud liigub läbi Belgia keskosa. Seal seisavad nad silmitsi liitlasvägedega ja suruvad nad tagasi, enne kui nad sisenevad Põhja-Prantsusmaale. Kuid Adolf Hitlerile see plaan ei meeldinud. Tema arvates oli see liiga lihtsalt etteaimatav. Kui Saksamaa paigutab sinna oma peamised jõud, ootavad neid ees kõige tugevamad liitlasüksused. Rünnakut muudeti ja lükati mitu korda edasi, halva ilma, ettevalmistusprobleemide ning Saksamaa sõjaväe juhtkonna sisemiste vaidluste tõttu. Aja jooksul tekkis ohtlikum idee. Selle asemel, et koondada oma tugevaimad jõud Belgiasse, kasutaksid nad sealset rünnakut vaid peibutisena. Kui Saksamaa ründab Belgiat ja Hollandit, ootavad nad, et sinna liiguvad Prantsuse ja Briti parimad üksused. Kui liitlased on põhjas hõivatud, liigub peamine Saksa soomusjõud läbi Ardennide. Ardennid on lai ala, mis on täis metsi, künkaid, jõgesid ja kitsaid teid. See asub Belgia, Luksemburgi ja Prantsusmaa aladel. Liitlaste komandörid uskusid, et sellest on väga raske läbi pääseda suure hulga tankide ja sõjaväesõidukitega. Nad ei öelnud, et sealt on võimatu läbi minna, aga nad arvasid, et iga suurem rünnak oleks aeglane ja neil oleks piisavalt aega selle peatamiseks. Seetõttu paigutati sinna piirkonda nõrgemad Prantsuse üksused. Just siin nägi kindral Erich von Manstein suurt võimalust. Tema idee oli viia sisse kõige tugevamad Saksa tankid. Ardennide divisioonid ületasid Meuse jõe Sedani lähedal ja liikusid kiiresti edasi läände kuni La Manche'i väinani. Kui plaan õnnestub, jääb suur osa liitlasarmeest Belgiasse lõksu. Ja siis ilmuvad Saksa tankid nende selja taha ja lõikavad ära tee tagasi Prantsusmaale. See plaan on väga ohtlik. 1000 sõidukid peavad läbima väheseid teid Ardennides. Kui liitlasvägede lennukid nad avastavad ja pommitavad, võib kogu Saksa kolonn jääda metsa sisse lõksu. Kui neid aga Meuse jõe ääres peatatakse, kaob üllatusmoment. Kui Prantsusmaa ründab kiiresti lõunast, võivad rünnakule suunduvad Saksa tankid jääda tagant lõigatuks ja ümber piiratud, kui nad liiguvad mere poole. Aga siiski, võimalik tasu on samuti suur. Kui nad ületavad kiiresti Sedani, pole peaaegu ühtegi suurt liitlasvägede reservi, mis teid kohe peataks. Ja siin see ongi. 1940 aasta jaanuaris juhtus veel üks vahejuhtum, mis muutis plaani veelgi. Üks Saksa lennuk, mis kandis osa endisest sissetungiplaanist, kukkus Belgias alla. Selle tõttu sattusid belglaste kätte selle dokumendid. Kuna liitlased võisid juba vana plaani teada, muutus Saksamaa jaoks veelgi olulisemaks kasutada uut rünnakusuunda. 1940 aasta veebruariks valiti lõplik plaan.
väegrupp B ründab Hollandit ja Belgiat. seal toimub tõeline lahing, kuid selle veelgi olulisem eesmärk on tõmmata Briti ja Prantsuse armeed põhja poole. Samal ajal viib väegrupp A enamik Saksa soomusdiviisidest Ardennidesse. Pärast Meuse jõe ületamist Sedani ja teistes lähedal asuvates kohtades liiguvad nad otse läände kuni rannikuni. Nende peamine eesmärk ei ole kohe iga liitlasüksust purustada. Nende eesmärk on nad ära lõigata, nende juhtimist segadusse ajada ja takistada neil korralikku uut kaitset moodustamast. See oli Saksa strateegia keskmes, mida sageli nimetatakse sirbilõikeks. Kuid Prantsusmaa ja Suurbritannia ootasid midagi muud. Nad usaldasid väga Maginot liini. See oli pikk kaitserajatis, millel olid punkrid, kahurid ja tunnelid Prantsusmaa ja Saksamaa piiril. Kuid see ei katnud kogu teed kuni Inglise kanalini. Seetõttu teadis Prantsusmaa, et Saksamaa võib sellest mööda minna ja läbi Belgia tungida. Seetõttu oli liitlastel plaan kohe Belgiasse siseneda, kui Saksamaa rünnak algab. Kui Belgia rünnatakse, liiguvad kõige tugevamad Prantsuse üksused ja Briti ekspeditsioonivägi kiiresti Belgiasse, et sakslastele vastu astuda. Nad plaanisid moodustada kaitseliini Tüüle jõe lähedal ja teistes olulistes kohtades. Sellel oli selge põhjus. Kui nad ootaksid, kuni Saksamaa jõuab Prantsusmaa piirini, muutuks suur osa Põhja-Prantsusmaast kohe lahinguväljaks. Seetõttu tahtsid nad vastast peatada juba Belgias. Kuid oli suur probleem. Belgia ja Holland olid enne rünnakut veel neutraalsed. Nad ei tahtnud avalikult koostada üksikasjalikku ülist kaitseplaani koos Prantsusmaa ja Suurbritanniaga, sest kartsid, et see annaks Saksamaale põhjuse neid rünnata. Seetõttu pidid liitlasväed alles sõja alguses Belgiasse ja Hollandisse sisenema ning Belgia ja Hollandi armeedega korralikult koostööd tegema. Kui tohutul hulgal sõdureid ja sõidukeid liikusid korraga, tekkis liiklusummikuid, valesid käske ja viivitusi. Lõunas tekkis veelgi suurem probleem. Kui liitlased saatsid oma tugevaimad väed Belgiasse ja Hollandisse, jäi Ardennidesse ja Sedani piirkonda üha vähem kaitsjaid. Luureandmed viitasid, et suur Saksa vägi võib sealt kaudu liikuda, kuid liitlasvägede komandörid ei uskunud seda kohe. Prantsuse komandörid uskusid endiselt, et Saksa tankid ei suuda kiiresti läbida kitsast ja tiheda metsaga Ardenni piirkonda. Prantsuse armeel polnud ka suurt reservväge, mida oleks saanud saata, kui nende kaitse oleks läbi murtud. Probleemiks oli ka see, et paljud nende parimatest üksustest olid juba põhja poole saadetud. Liitlased polnud sugugi nõrgad. Neil oli läänerindel rohkem sõdureid, suurtükke ja tanke kui Saksamaal. Paljudel Prantsuse tankidel oli ka paksem soomus ja võimsam kahur kui mõnel Saksa tankil. Kuid relvade arvust üksi ei piisanud. Olulisem oli, kuidas neid kasutatakse. Paljud liitlaste tankid jagati laiali, et toetada jalaväge. Saksamaal aga koondati palju tanke vähestesse soomusdiviisidesse. Nendega olid kaasas juba jalaväelased, insenerid, suurtükivägi, sideüksused ja õhutoetus. Seega, kui nad nägid nõrka kaitset, suutsid nad kiiresti koondada suure jõu ühte kohta ja kiiresti edasi liikuda. Kõik Saksa sõdurid ei liikunud siiski kiiresti. Paljud kõndisid endiselt jalgsi või kasutasid varustuse kandmiseks hobuseid. Kuid Saksamaa paigutas oma kõige kiiremad üksused lahingu kõige olulisemasse ossa. Siin tegid liitlased vea. Nad valmistusid suureks rünnakuks Belgias. Saksamaa kasutas seda reaktsiooni ära, et juhtida nad eemale tõelisest ohust. Kui liitlaste kõige tugevamad väed liikusid põhja poole, ründasid Saksa tankid ootamatult Ardennides ja Sedanis. Kui neid kohe ei peatata, võib kogu liitlaste plaan kokku kukkuda. 10. mail 1940 ründas Saksamaa samaaegselt madalmaid Belgiat, Luksemburgi ja Prantsusmaad. Esmapilgul tundus, et peamine rünnak toimub põhjas. Just seda Saksamaa tahtiski, et teised usuksid. Kui kõige tugevamad Briti ja Prantsuse väed liikusid Belgiasse, liikusid peamised Saksa soomusüksused kiiresti läbi Ardennide. Madalmaal kasutas Saksamaa langevarjureid, lennukeid ja salaja lähenenud sõdureid, et vallutada olulisi sildu. Kõik õhudessantoperatsioonid ei olnud edukad. Paljud Saksa lennukid said kannatada ja mõnda lennuvälja ei suudetud kohe vallutada. Kuid Hollandi kaitse varises siiski kiiresti kokku. 14 mail pommitas Luftwaffe Rotterdami. Suur osa linna keskusest hävis ja 100 tsiviilisikud hukkusid. Kartuses, et ka teisi linnu võidakse pommitada, alistus peamine Hollandi vägi järgmisel päeval. Belgias oli üks tähtsamaid sihtmärke Fort Ebenemael, suur kindlus, mis valvas olulisi sildu ja kanaleid. Selle asemel, et rünnata seda tavalise jalaväega, saatis Saksamaa sinna väikese eriüksuste grupi. Need väed kasutasid purilennukeid.
Nad maandusid otse kindluse peale ja kasutasid lõhkeaineid, et hävitada suurtükid ja kaitsepositsioonid. Belgia kaitsjad ei andnud kohe alla, kui kindlus neutraliseeriti ja tee Saksa edasitungiks avati. Kui liitlaste tähelepanu oli suunatud põhja poole, tekkis Ardennides tohutu liiklusummik. Saksa tankide, veoautode, suurtükkide ja jalaväekolonnid venisid kitsastel teedel väga pikaks. Kui liitlaste lennukid oleksid selle avastanud ja tugevalt pommitanud, oleks kogu Saksa operatsioon võinud läbi kukkuda. Aga Prantsuse ülemjuhatus mõistis liiga hilja, kui suur jõud sealt läbi liikus. Nad saatsid küll täiendusi, kuid sellest ei piisanud ja see oli juba liiga hilja. Nad arvasid ka, et Saksa suurtükivägi ja tankid jõuavad Meese jõeni aeglaselt. Nende hinnang oli vale. Kui saabus 12. mai, olid Heinz Guderiani ja Erwin Rommeli väed jõeni jõudnud. Järgmisel päeval hakkas Saksa jalavägi üle jõe minema, Sedanis ja Dinanis. Enne ületamist pommitas Luftwaffe korduvalt Prantsuse kaitseliine. Nad kasutasid sukeldumispommitajaid, mis laskusid kiiresti enne pommide heitmist. Nende lennukite müra oli vali ja see suurendas kaitsjate hirmu ja segadust. Pommitamine ei hävitanud siiski kõiki Prantsuse positsioone täielikult, kuid side katkes. Mõned üksused lagunesid laiali ja levisid kuulujutud, et Saksa tankid on juba üle jõudnud, kuigi see polnud veel tõsi. Selle tõttu taandusid mõned sõdurid enne, kui Saksa põhijõud kohale jõudsid. Kui Saksa insenerid suutsid ajutise silla ehitada, said tankid kiiresti üle. Mõned Saksa tankid olid nõrgemad võrreldes raskemate Prantsuse mudelitega. Aga nad tegutsesid koos. Neil oli selge side ja nad ründasid kiiresti ühte osa enne, kui vaenlane jõudis reageerida. Saksa komandörid ei oodanud ka iga uut käsku kõrgeimast peakorterist. Kui nad nägid võimalust, tegutsesid nad kohe. See oli suur probleem, millega Prantsusmaa silmitsi seisis. Enne kui raport jõudis peakorterisse ja komandörid said otsuse teha, olid Saksa tankid juba teise kohta liikunud. Alguses olid Saksa sillapead Meuse jõe ääres veel nõrgad. Mõnel üksusel nappis kütust, laskemoona ja töötavaid tanke. Oleks olnud võimalik neid veel peatada, kui prantslased oleksid kohe korraldanud tugeva ja organiseeritud vasturünnaku. Kuid seda ei juhtunud õigel ajal. Prantsuse väed ründasid küll, kuid puudus koostöö ning tihti olid tankid, jalavägi ja suurtükivägi üksteisest eraldatud. Oli ka kohti, kus Prantsuse sõdurid näitasid, et suudavad sakslasi peatada. Stone'is vahetas väike linn mitu korda kontrolli tugeva lahingu tõttu. Üks Prantsuse Char V1 tank, mida juhtis kapten Pierre Billot, hävitas palju Saksa tanke ja tankitõrjekahureid. Samal ajal kui tema enda masinad tabati korduvalt. See näitas, et Prantsuse varustus ega kõik nende sõdurid polnud nõrgad. Probleem oli selles, et nad ei kasutanud oma jõudu õigel ajal ega õiges kohas. 15. mail pääsesid Saksa soomusüksused oma sillapeadest välja ja liikusid kiiresti läände. Alles siis nägid liitlaste komandörid ohtu täielikult. Peamised Briti ja Prantsuse armeed olid Belgias. Kui Saksa tankid liikusid kiiresti nende selja taha, anti käsk Belgia territooriumilt taanduda. Aga oli väga raske liigutada nii palju sõdureid, sõidukeid, suurtükke ja varustust, kui teed olid täis põgenikke. Samal ajal toimus ka muutus poliitilises juhtkonnas. Sissetungi alguspäeval asendas Winston Churchill Neville Chamberlaini Suurbritannia peaministrina. Prantsusmaal asendas kindral Maxime Weygand kindral Maurice Gamelini sõjaväejuhatajana. Kuid kui need muudatused aset leidsid, oli Saksa läbimurre juba sügav. Samuti polnud ühtegi suurt Prantsuse reservi, mida oleks saanud kiiresti Saksa tankide vastu saata. Mõned Saksa soomusüksused tegid lühikese pausi, sest nende kõrgemad ülemad kartsid, et nad on jalaväest liiga kaugele liikunud. Nende küljed olid pikad ja avatud, mistõttu oli võimalik neid lõunast rünnata. Kuid liitlastel ei õnnestunud seda võimalust ära kasutada. Käsuliin oli segane, side aedlane ja polnud selge, kes peaks juhtima suurt vasturünnakut. 22. maiks jõudis Saksa teine tankidiviis rannikule Abbeville'i lähedal. Sel hetkel katkes liitlasvägede otsene tee põhja poolt tagasi Prantsusmaa põhiossa. Üle miljoni Briti, Prantsuse ja Belgia sõduri oli kahanemas piirkonnas La Manche'i väina lähedal. Liitlased üritasid rünnata Saksa koridori mõlemalt poolt. 21. mail ründasid Briti ja Prantsuse väed Arrasse lähedal. Mõned üksused olid üllatunud, sest raskeid Briti Matilda tanke oli tavaliste tankitõrjekahuritega raske hävitada. Kuid liitlasväed olid väikesed ja neil puudus piisav toetus. Rünnak peatati suurtükkide, lennukite ja tugevamate Saksa kahurite abil.
kuigi see ei muutnud tulemust, pani see Saksa komandörid veelgi rohkem muretsema, sest nad arvasid, et võib-olla on tulemas veelgi suurem vasturünnak. Kuna tee lõunasse oli peaaegu suletud, hakkasid Briti ekspeditsioonivägi ja mõned liitlasüksused taanduma Dunkirki suunas. Dunkerque on sadamalinn Belgia piiri lähedal. Sealt saavad nad evakueeruda üle Inglise kanali Suurbritanniasse. 24. mail peatati ajutiselt mõned Saksa tankid enne Dunkirki jõudmist. Seda otsust arutatakse siiani. Peatuda ei soovinud ainult Hitler. Saksa komandörid olid samuti mures oma tankide väsimuse ja kahjustuste pärast mudasel maastikul, võimaliku vasturünnaku ning jalaväe järelejõudmise vajaduse pärast. Nad arvasid ka, et Luftwaffe ja järgnevad Saksa väed suudavad liitlasväed, kes olid rannikule lõksu jäänud, hävitada. Nad eksisid. Britid kasutasid seda pausi, et tugevdada Dunkirki ümbruse kaitset ja alustada suure evakuatsiooni ettevalmistusi. Samuti aitas Briti sõduritel kaasa see, et nad said kätte dokumendid, mis sisaldasid teavet järgmiste Saksa vägede liikumiste kohta. Tänu sellele suutsid nad saada täiendusi piirkondadesse, mida sakslased oleksid võinud ära lõigata. Liitlasväed polnud veel ohust väljas. Nad olid ümber piiratud, neid pommitati pidevalt ja nende käes olev ala kahanes kiiresti. Kuid neile anti mõned väga olulised päevad. Ja sõjas on mõni päev piisav selleks, et päästa armee, mida Suurbritannial on veel tulevastes lahingutes vaja. 26. mail 1940 alustas Suurbritannia operatsiooni Dynamo. Selle eesmärk oli evakueerida Dunkerkesse lõksu jäänud Briti ja Prantsuse sõdurid. Kuna vesi oli ranna lähedal madal, ei saanud suured sõjalaevad kohe lähedale tulla. Seetõttu kasutas Suurbritannia hävitajaid, transpordilaevu, kalalaevu, parvlaevu ja muid väiksemaid veesõidukeid. Kui sõdurid rannal ootasid, pommitasid Saksa lennukid neid korduvalt. Mõned laevad said tabamuse, kui nad inimesi pardale võtsid. Mõned sõdurid uppusid, samal ajal kui teised pöördusid tagasi randa ja ootasid taas võimalust lahkuda. Dunkirki ümbruses jätkasid Briti ja Prantsuse üksused võitlust, et peatada sakslaste pealetung. Nende tegevus oli väga oluline. Kui nad poleks vaenlast aeglustanud, oleksid sakslased võinud sadamani jõuda enne evakuatsiooni lõppu. 28. mail alistus Belgia armee. Kuningas Leopold III jäi Belgiasse ja sai Saksamaa vangiks. Prantsusmaa ja Suurbritannia vihastasid, sest ta ei rääkinud nendega enne alistumist. Kuna Belgia väed nende küljelt kadusid, muutus Dunkirki tee kaitsvate sõdurite olukord veelgi raskemaks, aga evakuatsioon jätkus kuni 4. juunini. Üle 330 000 liitlasvägede sõduri päästeti. Enamik olid britid, kuid üle 100 000 Prantsuse sõduri jõudis samuti Suurbritanniasse. Paljud Prantsuse sõdurid jäid Dunkirki ümbrust kaitsma. 10 000 neist olid hiljem sunnitud alla andma. Suur osa Briti armeest päästeti, kuid enamik nende tanke, suurtükke, veoautosid ja muud rasket varustust jäi Prantsusmaale. Seega polnud see tegelikult sõjaline võit. See oli edukas pääsemine suurest kaotusest, kuid see oli Suurbritannia jaoks väga oluline. Kui kogu Briti ekspeditsioonivägi oleks vangi langenud, oleks neil olnud palju raskem sõda Saksamaa vastu jätkata. Pärast Dunkirki pöördus Saksamaa lõuna poole, et silmitsi seista ülejäänud Prantsuse armeega. Prantsusmaa üritas moodustada uue kaitseliini Sommi ja Aiseni jõgede ääres. Alguses võitlesid Prantsuse sõdurid visalt. Nad rajasid väikeseid, kuid tugevaid kaitsepositsioone küladesse ja metsadesse. Isegi kui Saksa tankid suutsid läbi murda, jäid Prantsuse jalaväelased paigale ja takistasid tagantjärgnenud Saksa sõdureid. Selle tõttu jõudsid mõned Saksa soomusüksused kaugel edasi, kuid neil puudus jalaväe toetus. See näitas, et Prantsuse armee suutis endiselt hästi võidelda. Kui kaitse oli hästi korraldatud ja nende positsioonid head, kuid Saksamaal on juba suur ülekaal. Paljud parimad liitlasüksused evakueeriti ilma raskerelvadeta või jäid põhjaosas vahele. Prantsusmaal on samuti puudus reservvägedest, keda saaks saata uutesse aukudesse rindel. 5. juunil alustas Saksamaa operatsiooni Case Red, lõpliku pealetungi Prantsusmaa vastu. Saksa väed ületasid Somme ja Aisne jõed. Kui nad nägid avausi, liikusid nende tankid kiiresti läbi ja tiirutasid Prantsuse positsioonide külgedele. Kuigi paljudes kohtades oli kaitse vapper, oli Prantsuse komandööridel raske rünnakukiirusega sammu pidada. Kui nad suutsid uue kaitseliini ette valmistada, oli mõni Saksa üksus juba teises kohas mööda pääsenud.
samuti pandi toime kuritegusid vangide vastu. Mõnes kohas tapsid Saksa väed Aafrikast pärit Prantsuse koloniaalsõdureid isegi siis, kui nad olid alla andnud. See oli osa natsirežiimi rassistlikust uskumusest, mille kohaselt peeti mustanahalisi sõdureid alaväärseteks. Mõnes teises juhtumis tapeti ka Briti, Prantsuse ja tsiviilvange kampaania käigus. 6. juuniks olid Saksa väed taas mõnes Prantsuse kaitseliini osas läbi murdnud. Järgmisel päeval liikusid kindral Hermann Hotti tankid kiiresti edasi ja Prantsuse 10. armee jagunes 2. Mõned Saksa komanderid ei oodanud alati käsku. Näiteks Erwin Rommel jätkas oma diviisi kiiret liikumist Seeni jõe poole, kuigi tema ülemused olid mures tema vägede avatud külje pärast. Selline agressiivne käitumine oli ohtlik, kuid kuna Prantsuse juhtkond oli juba segaduses ja nad jätkasid taganemist, kiirendas see veelgi kaitse kokkuvarisemist. 9. juunil algas idas uus suur Saksa rünnak. Paljud Prantsuse üksused võitlesid endiselt visalt ja nende suurtükivägi oli mõnes kohas tõhus, kuid neil polnud enam piisavalt sõdureid ega kiiret reservi, et kõiki auke sulgeda. Dinkirchen päästis suure osa britte, kuid prantslaste jaoks polnud katastroof veel läbi. See oli karm. Na-reserve para isara ang lahat ng butas. Kui nende tugevaim liitlasvägi põhjas oli purustatud, võitlesid paljud Prantsuse üksused edasi, kuid tee Pariisi avanes kiiresti. Juuniks 1940 oli ülejäänud Prantsuse armee täielikult kokku varisemas. Oli üksusi, kes liikusid vapralt edasi Pariisi suunas. Juuniks 1940 oli ülejäänud Prantsuse armee täielikult segaduses. Oli üksusi, kes võitlesid endiselt vapralt, kuid paljud olid oma komandöritest eraldatud. Sõdurid, sõidukid, põgenikud ja erinevad sõjaväeüksused segunesid teedel. Mõned ei teadnud enam, kus vaenlane asub või kuhu nad peaksid minema. Saksamaa kasutas seda kiiresti ära. Heinz Guderiani tankid tungisid jätkuvalt Prantsuse vägede tagalõiku. Teised Saksa üksused ületasid Seeni ja Marni jõed. Selle tõttu ei suutnud Prantsusmaa enam moodustada uut tugevat kaitseliini. Suurbritannia päästis ka oma järele jäänud väed riigis, sest oli selge, et Saksa edasitungi ei suudeta enam peatada. 14. juunil sisenes Saksa armee Pariisi. Linnas peaaegu ei toimunud suuri lahinguid, sest see kuulutati avatud linnaks, et vältida suuremat hävingut. Samal ajal langesid ka teised Prantsusmaa osad. Sakslased vallutasid olulised linnad ja jõudsid Loire jõeni ning Šveitsi piirini. Probleemiks polnud enam ainult sõjaline olukord. 10. juunil liitus Itaalia sõjaga Prantsusmaa ja Suurbritannia vastu. Benito Mussolini arvas, et lahing lõpp on lähedal ja ta tahtis osa saada võidust. Kuid kui Itaalia armee ründas Prantsuse Alpe, ei suutnud nad kohe läbi murda. Kuigi Prantsuse kaitsjaid oli jäänud vaid väheks, suutsid nad siiski suure osa Itaalia rünnakust peatada. Prantsuse valitsuses olid juhid omavahel lõhenenud. Peaminister Paul Reynaud soovis võitlust jätkata, isegi kui valitsus tuleks viia Prantsuse territooriumile Põhja-Aafrikas. Kuid marssal Philippe Pétain ja kindral Maxime Weygand uskusid, et sõda on läbi ja tuleb taotleda vaherahu. Reynaud astus tagasi. Keda asendas Pétain, kes palus kohe Saksamaaga vaherahu. Kõik Prantsuse juhid ei olnud sellega nõus. Charles de Gaulle põgenes Suurbritanniasse. 18. juunil kutsus ta raadios prantslasi üles mitte alla andma ja jätkama võitlust teistest riikidest. Esimest raadiosaadet kuulasid vaid vähesed. See oli aga vaba Prantsuse liikumise algus. 22. juunil kirjutas Prantsusmaa alla vaherahule Saksamaaga. Lepingu osana okupeeris Saksamaa Prantsusmaa põhja ja lääne osa, sealhulgas Pariisi ja Atlandi rannikuala. Lõunaossa jäeti Prantsuse valitsus, mille keskus oli Vichy linnas ja mida juhtis Pétain. Ametlikult oli sellel oma valitsus, kuid tugeva kontrolli ja mõjuga natsionaalsotsialistliku Saksamaa poolt. 25. juuniks olid suuremad lahingud täielikult lõppenud. Vaid umbes 6 nädalaga oli suurte ja võimsate relvajõududega riik saanud lüüa. 10 000 sõdurid ja tsiviilisikud hukkusid. Miljonid inimesed põgenesid oma kodudest ja üle 2 miljoni liitlassõduri langes sõjavangi. Aga miks tuli kaotus nii kiiresti? Mitte sellepärast, et kogu Prantsuse armee oleks olnud arg. Paljud Prantsuse sõdurid võitlesid vapralt. Neil olid ka tankid, mille soomus oli paksem kui mõnel Saksa mudelil. Peamine probleem seisnes nende jõudude kasutamises. Liitlased saatsid oma kõige tugevamad üksused põhja poole. Kui Saksa pealetungi põhijõud liikus läbi Ardennide, polnud neil piisavalt reserve, et seda kiiresti peatada. Nende juhtimissüsteem oli samuti aeglane. Käsud pidid läbima palju ohvitsere.
samal ajal oli Saksa komandöridel rindel vabadus kohe otsuseid teha. Saksamaa ühendas oma tankid, jalaväe, suurtükiväe, insenerid, lennukid ja raadio sidekiireks operatsiooniks. Kui nad kaitsest läbi murdsid, ei peatunud nad. Nad liikusid otse vaenlase tagalasse, et katkestada teed, varustuse ja side. Saksa armee polnud täiuslik. Neil tekkisid ummikud, nappis kütuste laskemoona ning mõnel juhul oleks neid võinud vasturünnakuga tabada. Kuid liitlastel ei õnnestunud neid nõrkusi ära kasutada, sest nende juhtimine oli segane ja reageerimine aeglane. Saksa propaganda nimetas seda võitu Blitzkriigiks ehk välksõjaks, kuid edu põhjuseks polnud ainult tankid. Enamik Saksa sõduritest olid siiski jalaväelased, kes liikusid jalgsi või hobustega. Nende tõeline jõud seisnes kiirete tankide, lennukite, raadiokommunikatsiooni ja komandöride ühendamises, kes olid valmis edasi liikuma, kui nägid võimalust. Kiire võidu tõttu kasvas Hitleri enesekindlus veelgi. Ta uskus, et on parem kui tema kindralid ja ta arvas, et suudab sama edu korrata ka teiste riikide vastu, kuid ta õppis sellest valed järeldused. Kuna Saksamaa võitis, ei pööranud nad oma varustuse probleemidele eriti tähelepanu. Pikad avatud tiivad ja liiga kiire edasiliikumine. Prantsusmaal õnnestus neil neist ohtudest mööda pääseda. Järgnevates sõdades ei pruugi Saksamaa enam nii õnnelik olla. Prantsusmaa langes, kuid sõda ei lõppenud. Suurbritannia keeldus alla andmast ja valmistus Saksamaa õhurünnakuks. Charles de Gaulle'i vaba Prantsuse väed jätkasid samuti võitlust. Vaid mõne nädalaga vallutas Hitler suure osa Lääne-Euroopast, kuid see võit, mis suurendas tema enesekindlust, ajendas teda võtma vastu veelgi suuremaid ja ohtlikumaid otsuseid. Ja need otsused viisidki lõpuks Natsi-Saksamaa omaenda languseni.